mil nimeks T-Õge. Selles koolis iga õpilane olla staar ja iga õpetajagi, конечно, tassis klaar. Jääme Tallinnasse vaimu triumfi imelist, nüüd hakkab tegutsema võsmetegus gümnasist. Siin liigub noori, kelle peas on kuld ja mitte põlk, on meis me vaimu valgustajaks kool, mil nimeks T-Õge. T-Õge, T-Õge, T-Õge. Tere teilegi, armsad 12. juures. Teid hakkavad siin tervitama siin tunni aja jooksul väga paljud inimesed. Ehk siis nüüd ma kutsun siin esimese klassi õpilased, kes on tegelikult siin ilusti juba minu taga, lugema teile luuletust ja laulma teile ette ühte laulu. Aitäh! Kuulsin üht juttu, mis tundub nii vale, et sina kord olid ka pisikesed. Et sinagi kartsid kord kooli teedes, juttu oli siis su koolikott henne. Kas sina kord pusisid tähti ja riidud ja vahetunnis jooksid nii, et on. Su pea oli vaid üks mängupidu, ei keegi koolipingis hobusi maga. Nüüd vaatan ma sind, sa oled nii suur, su samm on nii kindel ja vaade on selge. Su ees lahti rullub maailm nii suur, mis loodetavasti on helge ja julge. Sa jätad siia majja meid maha, üks naeratus nurka ja kapi peale kaja. Me hoiame kõige seda endi taha, kui sina nüüd lähed, sest elu nii vaev. See viimane kell, mis nüüd teid tundi kutsub, ei ole vaid lõpp, vaid on alguste algus. Meil linnus katena üks süda siin tuksub. Teile teid saadab me silmade valgus. Ma mäletan natuke hästi, kui tulime sellesse majja, siis ema pabistas veidi ja isa ei visanud nalja. Ma mäletan natuke hästi, et vaatasin aknast teil järel. Ma natuke nutsin või mitte ja tahtsin, et tulete varem. Ma mäletan täiesti hästi, kui mängisin näidendis jänest. Ja laulsin laulu, oh kuusepuu ja sportis mul mõnikord vedas. Ma mäletan täiesti hästi sind, mu päevane ema. Siis, kui olime kupud, olid sina nii rahul ja kena.
see oli tõesti armas. Kas need esimesed klassiõpilased istuvad maha? Las nad istuvad maha. Senikaua ma ütlen veel kord, kui armas see oli. Teeme veel ühe aplausi. Kallid 12. klassi lõpetajad, armsad abituriendid aastal 2026. Mul on au ja õnn pidada esimene kõne paljude kõnede hulgast, mida te sellel kevadel kuulete, mida teile peetakse, tähistamaks teie 12 aasta pikkust teekonda üldharidustõudes. 12 aastat. Algust te ikka mäletate veel või? Kui mõtlete selle aasta 1. septembri peale, oli see natukenegi tuttav sellega, mida teie mäletate oma ajast. Aabits ja esimene õpetaja ja koolikella helin ja järsku pandi isegi hindeid esimeses klassis. Seda rõõmu enam sellel aastal või selles koolis enam ei ole. 12 aastat tagasi helises teile koolikell esimest korda. Täna heliseb ta teile viimast korda. Andes märku, et ühtki tundi enam, ei ühtki töölehte ega kontrolltööd, ei ühtki õppekäiku ega iseseisva õppimise e-päeva. Kui rõõmus või kurb see on igaühe enda otsustada. Selge on see, et finiš on peaaegu käes, jäänud on veel 2 eksamit, mõnel ka mõned võlad ja siis on eksami tulemuste ootamine. Ja gümnaasiumi haridus ongi käes. Tulevik terendab. Õpetajad on olnud juhendajad, aitajad, käsutajad, suunajad, kontrollijad, õiendajad, nõuandjad, aga loodetavasti ka toetajad ning sõbrad. Teie olete sel teel olnud õppijad, küsijad, mahakirjutajad, unustajad, avastajad, võitjad, kaotajad, sissemagajad, appitulejad, järelevastajad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja enamikest teist on selle tulemusena saanud arukad ettevõtlikud noored, kes teavad, mis on AI ja kuidas ta töötab. Aga samas suudavad ka oma peaga mõelda, et mida elult ja maailmalt tahta või oodata. Teie koolitee on olnud tõusude ja mõõdadega. On olnud nii kurbi kui rõõmsaid hetki. Mõni mälestus ja mõni inimene, kuigi teekond katkenud, on kaasas ja südames alles igaveseks. Hoidke ja mäletage. Koolitee on läbi, olete nüüd valmis. Olete nüüd valmis, küpsed, targad, osavad. Meie ühine õppimise ja õpetamise koostöö on vormistatud lõpuastme hinneteks gümnaasiumi lõputunnistusel. Tubli töö. Kool on küll läbi, aga õppimine kestab edasi, sest seisev vesi hakkab roiskuma ja mis ei arene, see taandarene. Seega õpi. Meel püsib värske, hing noor ja elu huvitav. Me loodame, et Õismäe gümnaasium on andnud teile kaasa tugevat hüppelava tulevikku, saavutamaks just seda, mida omale sihiks seate. Ja selle ebakindla ja kiire ja hullumeelse maailma taustal lõpetaksin Aapo Ilvese luuletusega, mis võib-olla klassijuhatajatele läheb eriti hästi peale. Nii et siis luuletus. Eile Moskva aja järgi läksin mina rolliks. Läksin vaikselt salamahti. Tagant ukse jätsin lahti. Teie jääjad jäite tummaks, piieldes mind piidast üle, sest et muud ei jää teil üle. Uks on lahti, tulge üle. Palju õnne ja head teed. Nii paljud avaldavad oma tänu ja armastust siin tänasel ilusal päeval. Aga kelle jaoks me siia üldse kogunesime? Muidugi teie, abiturientide jaoks. Kuulaksime teid ka äkki. Ehk siis praegu on sõnad meie ilusa päeva kangelaste jaoks. Jesper, palun tule ja pea oma ilusega. Aitäh! No nii, tere kallis koolipäev, õpetajad ja lõpetajad. Ma jälle siit siis. Täna ongi see päev, mida väga kaua tahad. Helisebki lõpuks meie jaoks lõpukell, mis lõpetab meie paljude jaoks selle pika 12-aastase teenistuse selles asutuses või 3-aastase teenistuse, kes ütlesid väga hiljem. Mõtlesin pikalt,
alles täna hommikul, mida ma saaks öelda selle päeva puhul ja siis otsustasin võtta seda kui uurimistöö kokkuvõttega, mis võtab 12 aastat kui peatüki kokku. Kas te suudate uskuda, et meie esimene koolipäev oli alles 4259 päeva tagasi? Praktiliselt eile. Tõenäoliselt enamus, kaasarvab mina, ei mäleta midagi sellest päevast. Aga tõenäoliselt oli meil kõik kahtlemata hirmul, alustades oma teekonda täiesti uuest keskkonnas. Saan enam kui kindlalt öelda, et selle 12 aasta jooksul, mis me oleme siin veetnud, on see hoone kahjuks või õnneks muutunud meil teiseks kodus. Nende pikkade aastate jooksul oleme loonud koos siin sõpru terveks eluks. Oleme tulnud õppima õpetajaid, kes on andnud meile vajalikud teadmised ja väärtused, mis me võtame endaga kaasa ülejäänud teeks. Me oleme koos kasvanud mitte ainult teadmistes, vaid ka inimestena. Oleme saanud luua oma sõprade õpetada nii mälestusi kui ka hetki, nii häid kui ka halbu, mis jääb neile meelde veel kauaks. Kindlasti ei ole see teekond olnud alati lihtne. See on hämmastav mõelda, kuidas igas klassis, igas vanusastmes õpilane mõtleb, et praegu on tal kõige raske. Ja kui vale mentaliteet see on. Mu kallis saksa keele õpetaja on vist juba aastaid mulle öelnud, et ära muretse, läheb ainult raskemaks. Mäletan ka 9. klassi lõpetamisel, ühe meie klassijuhataja sõnum, et see, mida me praeguseks oleme pingutuseks nimetanud, on hiire mis selle kõrval, mis tuleb hakkab. Ta oli õigus. Gümnaasiumi osad oli kindlasti rohkem keerulised kui põhikool. Pidev eksamiteks kordamine, uurimistööd ja praktilised tööd, igasuguste koolisündmuste korraldamine ja selle kõrval oma elu korraldamine on olnud suur pidev pinge, aga ka eluõpetus, sest kes ütles, et elu peab lihtne olema. Sellegi poolest hakkame saime. Tahame tänada meie armsaid õpetajaid, kes pidasid meiega vastu. Isegi siis, kui meie tähelepanu kestis vähem kui TikToki video. Ja kui pooled meist vastas matemaatikas küsimusele, kas on küsimusi, vaikusega. Aitäh teile kannatlikkuse toetuse ja selle eest, et ei andnud alla ka siis, kui meie juba tahtsime alla anda teisipäeva hommikul. Eriline tänu läheb ka meie klassijuhatajatele, Jaanikale ja Stenile. Kallis Jaanika, sa oled olnud enamus meie reaal- ja loodussuuna õpilaste klassijuhataja juba 8 aastat. Ja me oleme sügav tänulikud, kuidas sa ei ole meiega alla andnud. Mäletan küll, kui 9. klassi lõpus sa mõtlesid, kas sa suudad veel meiega vastu pidada ja meie õnneks suutsid küll. Ma loodan, et sa ikka jäid rahule selle otsusega, et meiega edasi minna, sest meie kindlasti võitsime sellest, saades klassijuhataja, kes koolib igast enda õpilasest ja aitab mentorina kaasa igasugustes koolivastustes või lihtsalt kellega sa vahetumis vestelda. Näitasid oma pühendumust ka viimastel kuudel siiani tehes mõttedega arengukäsimise. Enne kui tänast Stenni, see oleks ebaõiglane mitte mainida kultuur- ja meediasuuna esimest klassijuhatajat Joonast, kes kahjuks meiega täna siin enam ei ole. Joonas ei klassijuhataja kui sõber, kes kuulas ära kõik su mured ja kui ei olnud muresid, said ka temaga käia lihtsalt vahetumis vestlemas elust. Ta oli rõõmsameelne ja alati aitas kaasa enda klassi igasuguste koolisündmuste korraldamisel, olgu see playback, kevadpall või õilisel ellu lõpukella korraldamine. Ta jääb meiega igavesti ja kindlasti tunneb enda klassile praegu uhkust. Kallis Sten, sa tulid me kultuuri- ja meediasuuna vastu väga keerulisel ajal. Sa andsid ennast parima, et olla võimalikult hea klassijuhataja klassile, kelle õpilaste üle pidevalt kirjuti õpetajate taas. Sa olid alati oma õpilaste toeks ja seisid nende eest, olles alati nende jaoks olemas nii koolis kui ka väljaspool kooli. Ning vajadusel valmis kutsuma korrale mõne giganti kirjutamisega kehalises kasvatuses. Aga ma tunnen mängisugune väikes. Lõpukell ei ole tegelikult tendentsi lõpp, vaid pigem lõpu algus. Siis lahkudes täna alustame, kui õigemini jätkame veel veidi üle 2 nädala kaugusel oleva matemaatika riigieksami kohtamisega. Ja tänu teiste tundide lõppemisega olen kindel, et suudame selle ajaga garanteerida selle, et tulemused tulevad märgatavalt paremad kui me proovieksamil. Ja lubame, et telefonid jäävad seekord sinna, kuhu need peavad jääma. Aitäh selle koosvedu ja jääme teid ja seda maja väga ivatsema. Tulles siia võib-olla mitte nii pea tagasi. Väljavalt 12 RL. Ärge unustage matemaatika tunnid järgmisel nädalatunnil alusel jätkab püramiidi teemaga. Aitäh teile! Nagu te teate, siis mina seisnud siin, kutsun inimesi lavale. Aga tegelikult ega ma midagi nagu mõistlikku siin väga ei räägi. Ehk siis, eks keegi peab midagi 11. poolt ka neile soovima. Selle jaoks
Mina kutsusin kokku kõige lahedama duo, üks KM-õpilane ja üks EVL-õpilane. Palun siia Liseta Laugasson ja Konrad Kaare, kes tervitavad teid ja soovivad teid kõiki häid asju järgmise ja ülejäänud elu jaoks. Kallid 11-ndikud, täna vaatame me teile otsa väga suure aujuhtusega. Näeme silme ees noori ja tegusaid inimesi, kes on andnud endast kõik, et täna siin olla. Teil hakkab läbi saama üks väga pikk eluetapp. Mainin juhuks, mida seda veel ei märganud. Selja taha jäävad lõputu hulk kodusid ülesandeid, kontrolltöid ja ka eksistentsiaalseid kriise. Aga ka lõputu hulk naeru ja lõbu. Nüüd on aeg uueks eluetapiks, uuteks mälestusteks ja teekondadeks. Ärge kartke eksida või valida teekonda, mida keegi teine ei mõista või ei julge läbida. Tihti just need rajad viivad kõige õigema sihtkohani. Tuletan meelde, et elate vaid ühe korra. Aga oma uut eluetappi nautides midagi meeles ka seda kooli, neid klasse, neid õpetajaid ja neid mälestusi. Siit kaasa võetud inimesed ja hetked jäävad teiga kauemaks, kui te esialgu arvate osa. Meie soovime teile algavaks eluetapiks palju loovust suurelt unistamiseks. Palju raha ja sihikindlust, et neid unistusi täide viia. Palju häid sõpru, kes teid ka kõige pöörasemate ideede puhul toetaksid. Ja südant alati jääda iseendaks. Teie tee siin koolis saab praegu läbi, kuid osa teist jääb alatiseks siia, sammud põrandatele, teie saladused siia seintesse, põhiline, teie mälestused teist meie südametesse. Soovime teile tuult tiibadesse. Ja kõrget lendu. Minu ilus 11. klass võib ilusasti seista siin, aga hetkel me laulu veel ei laula. Kuna see aktus on nii südamlik olnud, siis ma täiesti unustasin ära ühe väga vajaliku osa, milleks on Roosida jagamine. Nüüd ilusa muusika saate, kui minu 11. klass ilusasti ennast ära jagab ja seda kiiresti teeb, siis Roosida jagamine saab olla avatud. Ma arvan, et 12 teavad, kuidas seda teha ja ma ei pea teile seda teha. Sooviks neid inimesi, kes need keskel on, sinna poole minna. Aitäh! Ja palusin teha seda kiiremini ka. Suur aitäh teile 11. klass. Roosida jagamine võib olla avatud. Ja mõned inimesed on juba lausa pisarates, siis muudame olukorra veel hullemaks. Laulame teile traditsioonilise lõpukella laulu Ootan sind, mille on kirjutanud meie koolivilistane Mariko Karpi. Hinges üks väikene kurbuse kill, kuid täna sa tagasi vaata. Kõik on minevik nüüd su pikal teel. Vähe astuda jääb ja ainult uksest välja astuda. Mis tundsid, kui ema sind siia poolt lõi. Ehk meenub see tunne ka täna. See on minevik nüüd ja ees veel ilusante, kuid ära unusta neid, kes sind ootavad. Ära unusta neid, kes ootavad.
tulevik ees ja see on kindlasti ilusam veel. Ootan sind, kuid sa ei tule. Kas tõesti kell on nõnda vale? Ootan sind ja peagi meenub taas, et enam sa tulla ei saa. Sa tead, et ootan sind, kuid sa ei tule. Kas tõesti kell on nõnda vale? Ootan sind ja peagi meenub taas, et enam sa tulla ei saa. et enam sa tulla ei saa. Nüüd minu ilus 11. klass saab istuda tagasi ja kuna simmimine juba käib, siis õpetajad saavad ka siia ette tulla, sest et nüüd meie kuulame õpetajate esitamises traditsioonilist lõpukellaamuse laulu Koolikeel. Palun need aplausi saatel ka siia. Soovin teile enda poolt kõike head ja kõige ilusamat ja parimat elus. Ning kogu lennu poolt soovime teile edukat kooli lõpetamist. 12. klassi õpilased liiguvad nüüd koolimaja juurde istutama oma lennumälestuseks puud. Saadame teid muusikasaatel ja ilusate naeratuste näol saalist välja. Suur aitäh teile! Thank you.
Kõik